Märklaud. Otse 10. Täpselt nädala eest vahendasime Marta raadio eetris Kanepi gümnaasiumi lapsevanemate mõtteid ja tundeid sellest, miks vald peaks jätkama Kanepi kooli gümnaasiumi astme ülalpidamist. Kõlasid ka mõned vastuargumendid. Tänaseks ei ole küll vald endiselt otsust langetanud, kuid nii volikogu liige Vahur Tohver kui ka omavalitsuste liidu hariduskomisjoni liige Georg Pelisaar tõdevad, et suure tõenäosusega alustas sel septembril Kanepis viimane 10. klass. Algab saade Märklaud, mina olen saatejuht Grete Palmiste. Mulle endale tundub, et see on selline tuuleveskitega võitlemise teema ja ennekõike võib-olla mitte niivõrd vallavolikogu vastu, kui riiklikult on see määratletud, et maagümnaasiumid ei ole ette nähtud. Selle lausega võttis Kanepi gümnaasiumi direktor Ilvi Suislepp kooli tulevikuvisiooni päris täpselt kokku. Kuigi Kanepi gümnaasiumi osa sulgemine on vallas arutlusel olnud juba aastaid, ei ole valusat otsust endiselt langetatud. Kõik märgid aga näitavad sulgemise suunas. Sel aastal tuli Kanepi kooli 10. klassi 3 õpilast. Neist 2 olid Kanepi põhikooli lõpetanud. Nende 6 klassikaaslast ehk ülejäänud 9-ndikud leidsid aga koolikohad Põlvast ja Tartust. Kui veel 3 aasta eest õppis gümnaasiumi astmes 39 õpilast, on arv tänaseks langenud 22. Seega on siililegi selge, et õpilasi napib. 40 aastat Kanepi gümnaasiumis õppeala juhataja ja direktorina töötanud Vahur Tohver vaatab kooliga toimuvale nüüd vallavolikogust. Möödunud teisipäeval tuli kooli sulgemise küsimus volikogus taas arutlusele. Vahur Tohver. Teisipäeval me istusime sellises mõtteringis volikoguga koos. Arvamusi oli mitmesuguseid, oli neid arvamusi, et võiks säilitada ja säilitamise põhjusi oli ka erinevaid. Näiteks üks leidis, et kuna meie partei oma selles valimislubadustes lubas kooli säilimist, siis kui me nüüd kooli kinni paneme, aga uued valimised on ligidal, et siis tekib suuri probleeme ilmselt häälte saamisega. Oli ka selline põhjendus. Aga rohkem olid siiski need põhjendused, miks seda säilitada emotsionaalset laadi ja pakuti säilitamisel välja, et võiks teha näiteks meditsiinisuuna, aga muidugi see vajab põhjalikku analüüsi ja on üsna kahtlane, et nii palju õpilasi me selle suuna jaoks leiame, et see suund ära elaks. Ka lapsevanemate seas, kes ülemöödunud nädalal oma mõtted koolis üldkoosolekul kirja panid, käidi välja idee, et ehk peaks kool avama erisuuna, mis võiks õpilasi kohale meelitada. See mõte ei saanud palju tuge. Ilvi Suisleppa sõnul jäid tugevamalt kõlama teised argumendid. Toodi välja, et elumaal peaks säilima, lapsel peaks olema, ka nendel lapsel, kes ei ole küpsed linnaminekuks, peaks olema võimalus nii-öelda kodus küpseda. Esimene valik ikkagi, et oleks kodu lähedal, et transpordi peale ei kuluks väga palju aega, siis et palju sõpru on, õpetajad on head ja maal saab päris elulähedase hariduse. Suures koolis on küll võimalus väga palju erinevaid valikuid teha, aga kas me ikka pärast 9. klassi peame sinna valikute möllu sattuma? 32 lapsevanemat oli kooli gümnaasiumiastme säilitamise poolt. 7 näevad, et gümnaasiumiastme võiks sulgeda, 2 jäi erapooletuks. Tagasiside-lehtedest 3 oli jäetud tühjaks. Lapsevanemad, kes on gümnaasiumi osa sulgemise poolt, leiavad samuti, et kui lapsi vallas napib, ei tasu asutust kunstlikult ülal pidada. Vastuargumendina leitakse, et kui Kanepis oleks gümnaasium, oleks vald elujõulisem, sest tihti valitakse elukoht just kooli järgi. Ka Ilvi Suislepp märgib, et kool võiks olla kogukonna liitja. Meil on nii tublid õpetajad, et küllap nad igal pool läbi löövad, aga küsime siis, et mis saab maapiirkonnast, Kanepi vallast või sellest Kanepist, kui õpetajad lähevad nüüd mujale tööd otsima. Meil selles piirkonnas ei ole väga suured töövõimalused, ehk siis kas elanikkonnale see tervikuna ei mõju halvasti, kui rändame ära. Meie koolirahvana ei taha ka püüda tõestada, et seda kooli on justkui meile tarvis. Tegelikult on see ikkagi kogukonna küsimus. Kui tervikuna vaadatakse, mida näha tahetakse. Direktori vahendusel antakse Marta raadiole edasi ka õpilaste seisukoht.
mõned üksikud tunnevad sellest rõõmu, et saavad ära, aga päris mitmetega, kellega olen vestelnud, on ka ikka see koduigatsuse moment seal juures. Ja meile näiteks üks õpilane tuli isegi Nõo koolist tagasi, sest talle ei sobinud see kodust eemal elamine. Endine direktor ja vallavolikogu liige Vahur Tohver toonitab, et näeks rõõmuga gümnaasiumiosa jätkumist, kuid praeguseks ei ole kooli pääsemiseks konkurentsi ja on väga väike võimalus, et õpilane koolist halbade tulemuste tõttu välja visatakse, sest õpilasi on vaja ja nii veetaksegi kõik kursustelt läbi. Vahur Tohver. Paljuski need maagümnaasiumid, oleme ausad, on lihtsalt lapsepõlve pikendus, lihtsalt, et kuidagi ära elada ja vaadata, mis edasi saab. Õigem oleks võib-olla nii mõnelgi valida minna kohe kutsekooli, kui hakata aega raiskama gümnaasiumis ja jätta lõpetamata. Kuid Kanepi kooli ei mõjuta üksnes vallaotsused. Siin mängivad rolli ka maakonna arengukava ja haridusministeeriumi poliitika. Põlvamaa omavalitsuste liidu hariduskomisjoni liige Georg Pelisaar sõnab, et ka tema on üks neist, kes on saanud keskhariduse niinimetatud maagümnaasiumis, kusjuures kvaliteet pidi koolis olema hea, sest 20–11 pääses pärast lõpetamist ka kõrgkooli. Pelisaare silmis ei saa aga tollast edu tänasesse üle kanda. Aeg ju muutub. Täna me peame vaatama ikkagi tõele näkku ja käituma nii, nagu see uus aeg eeldab. See tähendab ühelt poolt seda, et õpilased peaksid saama pärast põhikooli iseseisvamateks, julgema elus teha valikuid ja siis võiks nad koduvalda naasta. Pelisaar sekundeerib ka Põlvamaa arengukavale, milles on märgitud, et 2020. aastaks võiks maakonda alles jääda vaid 2 gümnaasiumi, Põlva ja Räpina. Ruumi pole lisaks Kanepile seega ka Värska gümnaasiumil, kus on praegu gümnasiste Kanepiga võrreldes vaid 5 võrra rohkem. Georg Pelisaar. Kui me oleme niimoodi arvanud arengukavas, et 2 gümnaasiumi jääb maakonda, siis kui valida kas Värska, Räpina või Kanepi, siis mulle tundub, et ikkagi Räpinal on natuke rohkem potentsiaali ellu jääda, kuigi ka nendel pole lihtne, arvestades praegust rahastamisskeemi, mille on riik kehtestanud. Skeem, millele Pelisaar viitab, tähendab peaasjalikult riiklikku pearahade maksmist. Seda antakse koolile vastavalt õpilaste arvule ja vastavalt sellele, kas klassikomplektid tulevad kokku. Gümnaasiumis peaks õppima 32 last klassis. Nii palju pole Kanepis õpilasi ka 3 klassi peale kokku. Ilvi Suislepp ja Vahur Tohver kinnitavad mõlemad, et Kanepi gümnaasiumi rahastatakse täna põhikooli arvelt. Tulevikus peaks hakkama üha enam panustama vald. Aga lisaks rahastusele on haridusministeeriumil mängida veel üks roll. Need gümnaasiumid, mis end põhikooliks ümber korraldavad, võivad esitada ministeeriumile taotluse, et saada koolimaja remondiks raha. Summa pole sugugi väike, minimaalselt 200 000 eurot. Ilvi Suislepale paistab, et see võibki olla üks tõukeid, miks vald sulgemise poole kaldub ja ta saab sellest ka majanduslikult mõeldes aru. Seda ma jagan küll, et riigi remondirahasid meie kooli ka jõuaks, siis jah, siis on mõistlik gümnaasiumi osa sulgeda. Aga siis me ei räägi õpilastest, nende vajadustest, ma mõtlen, või nende perede toetamisest, kes tahaksid meil jätkata. Äsja vallavolikogu koosolekul käinud Vahur Tohver nendib, et tegelikult ei ole remondifond peamine argument. Rolli mängivad halastamatu demograafia ja tugevad kogukonna emotsioonid. Põhimine argument on see, et kool on laste jaoks, aga kui meil ikkagi lapsi praktiliselt pole ja lapsed minema lähevad ja leiavad, et saavad mujal parema hariduse, mis tegelikkuses on ka tõsi, sest seda nad saavad, kuna praegustes gümnaasiumites, mis on puhtad gümnaasiumid, on valikuvõimalused ja tingimused hoopis teine, kui suudame meie pakkuda. Põlvamaa arengukavas on veel üks märkimisväärne punkt. Kitsaskohtades tuuakse välja, et maakonnas ei ole tegelikult ühtset hariduspoliitikat. Ilvi Suislepp on sellega nõus. On väga tore, et selleni on jõutud, et sellist ühtsust ei ole, aga tegevuskava võiks siis näidata, mida peaks tegema või kes konkreetseid samme astuks, et selline ühtsus tekiks, ühtsed arusaamad ja läbirääkimised. Paistab, et selles küsimuses oodatakse väikest võluvitsa haldusreformist. Kui valdade uued piirid on paigas, siis oleks ka mõtet uusi ja ühiseid plaane teha. Samas on praegu kindel, et kui Kanepiga Kõlleste ja Valgjärvega ühineb, ei vaataks sealsete valdade 9 ikkagi Kanepi poole, sest Põlva oma valikute rohkuse ja Tartu suhtelise lähedusega meelitavad rohkem.
Georg Pelisaar ootab ka valdadelt endilt tugevamat initsiatiivi võtmist. Samas nendib ta, et ühtsust napib kogu Eestis. Ma ütleksin nii, et ega Eesti riigis ei ole ka terviklikku hariduspoliitikat. Mis puudutab nüüd maakonna haridusvõrku näiteks, siis jah, täna, kus meil on palju väikesi omavalitsusi, kus iga omavalitsus peab oluliseks just nimelt kooli säilitamist ja kui võimalik, siis selle kasvatamist, suurendamist, rohkearvulise ja rohke rahalise tähelepanu pööramist, ei saagi me rääkida mingisugusest terviklikust pildist. Koostöö on ikkagi suhteliselt hõre. Küll aga ma arvan, et nüüd, kus ühinemised on uksees, tekib ka õige pea terviklikum pilt kogu sellest maakonna haridusvõrgust. Ja seetõttu tunnebki Ilvi Suislepp justkui käiks võitlus tuuleveskitega, aga ta kinnitab, et sulgemiseks ollakse Kanepi koolis valmis ja sellepärast vimma ei peetaks ning pisaraid ka ei valataks. Vahur Tohver nendib samuti, et endise direktorina on raske vaadata kooli hääbumist. Mitte kuidagi ei tahaks selle gümnaasiumi lõppu näha, aga mis parata, elu on selline lihtsalt. Olgu otsus milline tahes, kõige tähtsam on, et see ometikord tuleks, on Ilvi Suisleppa peamine sõnum. Ebakindluse tekitamine on tema sõnul ülekohtune. Vahur Tohver ei osanud anda otsuse tegemise kuupäeva, kuid arvas, et paari kuu jooksul peaks vallavolikogu sotid selgeks saama. Tänane Märklaud lõpetab. Homme oleme Marta Raadio eetris taas kell 11.15. Kuulmiseni! Märklaud. Otse 10.